Tere, Lauri! Tere, Kristo! Tere, Sille! Tere! Tere, Sille! Rõõm teiega siin olla täna. Varasemalt vist ei ole teil kedagi kolmandaks kaasas olnud, nii et saab esimest korda siis teiega koos vestelda. Just. Me esimest korda Sille kohtusime juunis vist, kui oli andmetarkuse rühma õhtusöök ja siis see oli suhteliselt lärmakas restoranis ja sa rääkisid andmeruumidest ja siis ma mõtlesin, et huvitav, kas ma kuulsin midagi valesti või on tõesti nagu andmemaailmas mingi hulk termineid, millest ma ei ole varem midagi kuulnud. Ja selgus, et see oli see teine variant, et on olemas sellised asjad nagu andmeruumid ja inglise keeles on ta vist data spaces, aga seal on ka muid termineid, mis sama asja tähendavad, eks. Ja siis ma natukene vaatasin seda ja jõudsin järeldusele, et ma ikkagi väga aru ei saa ja küsisin Kristo käest, et kas see on minust mööda läinud ja Kristo tegi samamoodi suured silmad, et mis see on. Ja nüüd me siis siin oleme. Et hüppame kõigepealt teemasse ja siis räägime vahele, et kuidas sa sinna jõudsid. Aga mis asi on andmeruum? No eks selliste kontseptsioonide ja mõistetega ongi niimoodi, et tulevad ühest nurgast ühed mõisted, siis tulevad teiselt poolt ja muutuvad sellisteks buzzwordideks või sellisteks populaarseteks tegevusteks, et praegu nüüd viimastel aastatel ja loodetavasti ka tulevastel aastatel on see nii-öelda teemaks, aga samal ajal see ei ole kindlasti midagi, mis on ainult nüüd viimastel aastatel välja kujunenud. Andmeruum kui selline on, ühelt poolt ongi ta kontseptsioon sellest, kuidas võiks erinevad andmekoostööd laialdaselt toimida, andmeid jagada, andmete jagamise ja kasutamise pealt luua uusi teenuseid, ka näiteks AI-d arendada ja kõike muud. Aga selle nii-öelda selline võtme sõna või selline märkus on selle osas, et see peaks olema usaldusväärne, turvaline ja samal ajal tagada tegelikult sellist andmete suveräänsust, mis on ka jällegi omamoodi võtmesõna või selline buzzword, mis palju tänapäeval läbi käib. Aga teiselt poolt see ei ole mitte ainult nagu kontseptsioon või selline teoreetiline mõtteharjutus, et kuidas see võiks toimida, vaid need on ikkagi ka reaalsed algatused, reaalsed nagu toimivad koostöösuhted juba paljude erinevate ettevõtete ja organisatsioonide vahel, et siis võtta tarkvaralised lahendused ja taristu nii-öelda kasutusele, et siis päriselt ka andmeid jagada, sõlmida need lepingulised suhted ja hakata siis nii-öelda andmeid jagama ja kasutama. Et siin nagu võime rääkida siis sellisest mõlemast poolest, et mis on selline mõtteharjutusena kontseptsiooni tasandil ja teiselt poolt reaalne. Mida ma võib-olla kohe juurde tooksin, et on see, et palju on käibel selline mõte sellest, et andmeruumid kuidagi samastuvad või on isegi sama asi kui andmeplatvormid. Sest selline platvormi loogika on meile täna juba väga tuttav, mitte ainult juhtumärgides andmeinimestele, vaid ka tegelikult kõikidele teistele. YouTube, Google, kõik sellised on ka platvormid, kus me andmepõhiselt mingisuguseid teenuseid kasutame ja selle peale uusi lahendusi ka toome või arendame. Aga andmeplatvormi kui sellise selline defineeriv joon on ka see, et seda platvormi tavaliselt pakub üks ettevõte või üks organisatsioon. Andmeruumide pool on see lähenemine palju nii-öelda hajusam ja selle hajususe tõttu nähakse, et ka selle tõttu on selline võimupositsioon jagatud ja see justkui võiks sellisele euroopalikule väärtusruumile sellel, kus püütakse hoida sellist võrdset kaalukaussi erinevate osapoolte vahel kuidagi paremini sobida. Nii et võib-olla sellised esialgsed mõtted kohe andmeruumide taustaks, aga ilmselt saame siin erinevates suunas seda kohe nagu edasi arutada ja täpsustada. Aga mis selle
ajalugu on või et millest see nagu välja arenes või mis on andmeruumide eellane? No selles mõttes mina ei ole nüüd andmeruumide teadlane või selline isegi ajaloolane nii palju, et oskaks seda nii täpselt välja tuua. Küll aga ütleme niimoodi, et andmeruumidest on räägitud siin circa 15-20 aastat. Ja need ongi nagu alanud ikkagi erinevatest sellistest andmejagamistaristu initsiatiividest kui sellisest. Andmeruumid kui sellised on pigem olnud rohkem tööstuse taustaga, et nii-öelda otsida uusi lahendusi sellest, kuidas näiteks siis logistikas, teistsugustes toodetes, tööstustootmistes nii-öelda protsesse optimeerida ja andmete jagamise kaudu seda kuidagi nagu parendada. Aga tänaseks on see siis läinud palju laiemaks, et otsida ka teistsuguseid kaasuseid, teistsuguseid valdkondi, kus andmeruume võiks arendada. Ja nüüd ongi alates siis 2019, kui Euroopa andmestrateegia tuli välja, siis olid andmeruumid seal kui üks keskne selline valdkond, mida peaks Euroopas arendama. Ja selle tõttu on siis ka Euroopa Komisjon juba tänaseks väga palju investeerinud päris raha, et siis kuskil 14 või 15 erinevas sektoris andmeruume arendada. Ja mina ise olen siis tänaseks palju rohkem seotud targa linna, targa kogukonna andmeruumiga, kus Finest targa linna tippkeskus ka partnerina sees on. Ja mis su enda teekond andmeruumide juurde on olnud? Kui kaugelt nüüd alustada, et tänaseks ma olen liikunud siis tõesti Finest targa linna tippkeskusesse, kus ma töötangi linnaliste andmeökosüsteemide juhina. Finest tippkeskus on siis TalTechi juures üks innovatsiooni ja teadusüksus. Seal me tegeleme andmeruumi teemadega ja oleme erinevates projektides sees, küll aga ma olen sinna liikunud siis teistest tegemistest ja viimasel 2 aastal siis olingi tegev sellises organisatsioonis nagu MyData Global, mis tegeles inimkeskse andmekasutuse nii-öelda edendamisega väga mitmel erineval moel, aga MyData oli ka üheks partneriks andmeruumide tugikeskuse projektis, mis on jällegi teistsugune Euroopa Komisjoni poolt rahastatud algatus ja seal tegelikult mina hakkasin rohkem isegi andmeruumide teemal tööle toomaks siis kokku ka neid erinevaid vaatenurki tehnilisest poolest, ärilisest poolest ja tegelikult ka sellest, et mis see lõpuks, kuidas need organisatsioonid omavahel need kokkulepped saavad saavutada. Ma ise puutusin kokku kõige rohkem just erinevate nende valdkonnapõhiste andmeruumide kokkutoomisel, vastutades seal siis sellise community of practice või kogukonna töö eest. Ja sealt võib-olla kohe sellise märksõna või õpikogemusena on see, et kui me räägime andmeruumidest, siis jällegi võib tekitada selline tunnetus, et nüüd uue rahastusvooru, uue poliitilise motivatsiooniga, uue sellisega nii-öelda energiaga tullakse peale uut sellist kontseptsiooni arendama, aga kõikides valdkondades on 10, 20, 30, võib-olla isegi rohkem mingisugust ajaloolist trajektoori selleks, kuhu on täna üldse jõutud. Ja kõikide nende andmeruumide arendamisel peab seda ajalugu mõnes mõttes ka arvesse võtma, et keegi organisatsioonidest ei lapi kokku tänast nii-öelda sellist taristut ja investeeringud lihtsalt selleks, et uue kontseptsiooniga edasi minna. Ja selle tõttu on päris palju tööd vaja teha selle nimel, et kuidas integreerida sellist tänast loogikat sellest, kuidas üldse andmeid kasutatakse erinevates valdkondades, selle nägemusega, kuidas nii valdkonna siseselt andmejagamist toetada, kui ka tegelikult valdkonna üleselt. Ja selle tõttu andmeruumide puhul
räägitakse palju just siis koostalitlusvõimest, selline ilus eestikeelne sõna, inglise keeles võib-olla veelgi ilusam interoperability, et sellisest eesmärgist, mida siis tegelikult andmeruumid ka jällegi püüavad sisse disainida ja samal ajal ka toetada. Okei, kas andmeruum ainsusena on ka asi või see on juba nagu tehniline kontseptsioon, mitte enam selline juriidiline kontseptsioon? Võib-olla see tuleb minu perspektiivist, aga mina nagu hoidun tehnilisest definitsioonist andmeruumidele, sest ühest küljest jah, seal on kindel tehnoloogia nii-öelda tarkvaraline taristu taga, aga andmeruumide puhul isegi olulisem on need koostöösuhted erinevate organisatsioonide vahel. See, kuidas üldse andmeid kasutatakse, mille nimel, mille eesmärgil. Ühes podcastis te rääkisite andmepartnerlusest ja sellest, et iga ettevõte peaks korraks vaatama otsa sellele, et millised andmed meil üldse täna on, mis on nende potentsiaalne väärtus nii enda jaoks kui ka teiste jaoks. Ehk siis nii-öelda sellises viisil, kuidas me andmeruumide maailmas või kogukonnas oleme sellest rääkinud, on põhimõtteliselt defineerida enda andmeproduktid ja vaadata, kuidas seda võiks kasutada ja mõnes mõttes ka sätestada, mis on nende kasutustingimused, et mitte lubada siis kõiki erinevaid viise, kuidas seda võiks teha. Ja nüüd põhimõtteliselt siis andmeruumid annavadki võimaluse neid andmeprodukte ja andmeid jagada, väärindada ja teha seda üsna laial skaalal, et mõnes mõttes on andmepartnerlust, andmekoostööd võimalik teha ju üks ühele. Lepimegi kokku nendes tingimustes, sõlmime lepingu, paneme paika API-d, millega seda andmevahetust vahendada, aga see ei ole skaleeritav. Lihtsalt neid erinevaid koostöid oleks liiga palju, mida manageerida. Ja andmeruum ise pakub nüüd sellist platvormi kui kontseptsiooni, mitte platvormi kui tehnilist siis taristut, et tegelikult seda teha nüüd laialdasemalt ja vähemate kuludega. Ja nüüd ongi see, et seda on võimalik, andmeruume on võimalik erinevalt arendada, tehniliselt on võimalik kaasata nii ühte kui mitut erinevat taristut ja seal ka need lepingulised nii-öelda suhted ja litsentsid ja kõike muud lõpuks sõltuvad sellest kaasusest, sellest valdkonnast, nendest osapooltest ja tegelikult ka lõpuks sellest, kas me räägime lokaalsetest andmeruumidest või rahvusvahelistest andmeruumidest, et siin kõik nii-öelda erinevad nüansid hakkavad mängima, et kuidas see praktikas välja realiseerub. Kuidas need siis algselt üldsegi tekivad, et selle andmepartnerluse puhul ma saan aru, et ongi ettevõte vaatab näiteks enda andmetele peale ja võib-olla leiab kellegi, kellel on nende andmete vastu huvi. Aga andmeruum, kui see peab hõlmama nii palju erinevaid osapooli, seal peaks ikkagi olema keegi, kes on selline juhtiv ja vastutav pool, et muidu see on tore küll, et see on nagu hajutatud, aga kui ei ole vastutust, siis tegelikult ju ka asi ei liigu edasi, et kuidas see näiteks siis selle targa linna puhul on lahendatud või kuidas see üleüldisemalt andmeruumide puhul see vastutuse pool ja kes see eestvedaja tavaliselt on? Väga hea küsimus ja nii-öelda see ongi suur küsimus, et kes seda vastutust peaks katma. Alustan võib-olla sealt poolt, et siin tegelikult ma näen, et see on mõtteviisiline nii-öelda eristus sellest, et kas me räägime minu ettevõtte perspektiivist nendest andmekoostöödest või me räägime seda tegelikult sellise ökosüsteemi tasandil. Ehk siis, kui me näiteks mõtlemegi linna peale, siis see ei ole kunagi linn kui KOV ja KOV-i nii-öelda see haldusüksus kui selline, vaid seal linnas on palju erinevaid ettevõtteid, organisatsioone, kes omavahel sünergias erinevaid tooteid, teenuseid pakuvad ja mõnes mõttes loovad selle konteksti, kus me siis selles linnas elame või regioonis.
Nüüd, kui seda sellisel ökosüsteemi tasandil mõtestada, siis tekibki küsimus siis, et kes seda võiks koordineerida, kontrollida, pakkuda, tegelikult ka võimestada neid erinevaid osapooli, seda koostööd ja sünergiaid nii-öelda looma. Ja siin justkui ühest küljest ma kasutasin sõna kontrolli, siis teisest küljest seda kontrolli püütakse ka nii-öelda vastandada, et ühelgi osapoolel ei oleks liiga suurt kontrolli teiste üle. Ja selle tõttu siin on nagu erinevaid lahendusi ka andmeruumi kontekstis, et kui me nii-öelda inglise keeles selle peale mõtleme, siis kasutatakse sellist terminit nagu governance authority. Ehk siis keegi üks osapool, kes seda ökosüsteemi peaks justkui nagu haldama, defineerima ka need reeglid, kuidas andmeruumiga saab liituda, kuidas seal tuleb toimetada ja nii edasi. Ja siin on erinevaid mudeleid siis, et kas see governance authority on üks keskne, kes haldab kogu seda protsessi, mis mõnes mõttes läheb väga kokku juba platvormi loogikaga, et ongi, pakume platvormi. Või siis on erinevad väikesed algatused, kus on mitu erinevat governance authority't, aga nad on otsustanud teha koostööd ja seda kombineeritult siis hallata seda andmeruumi ja luua sellist võrguefekti kui sellist. Ja siis on kolmas lähenemine sellele, kus on täielikult detsentraliseeritud juba erinevate osapoolte vahel ja seda on võimalik ka tegelikult tehnoloogiliselt niimoodi suunitleda, et see ongi nagu protokolli või seda sisse kirjutatud. Ja nüüd tekib see küsimus, et mis on osapoolte eesmärgid ja tegelikult ka maailmapilt või selline mõte selle suunal, et mida püütakse saavutada ja kuidas seda peaks selles osapoolte vahel kuidagi nagu jagama. Minu isiklik siis arvamus on tegelikult see, et täielikult tarkvarasse seda sisse kirjutada on võimatu, sest lõpuks kõiksugu reeglid selle kohta, kuidas osapooled omavahel suhtlevad, kuidas andmeid saab jagada, kuidas neid saab hiljem kasutada, ka need standardid, mis loovad selle koostalitlusvõime ja sellise skaleeritavuse, need on lõpuks kokkulepped ja kokkuleppeid sõlmivad inimesed, mitte tehnoloogiad. Ja kui meil tekib uus kontekst, uus võimalus andmeid kasutada, siis keegi peab tulema kokku, neid kokkuleppeid hakkama modereerima, et neid kokkuleppeid on võimalik saavutada ja siis seda jällegi edaspidi tarkvarasse või tehnoloogiasse sisse kirjutada. Et selles suhtes ma arvan, et mingisugune selline päris osapool sellise haldajana on ikkagi vajalik. Tulles tagasi nüüd sellele, et mida me näeme targa linna kontekstis, siis täna ongi need arengujärgus, et kui me räägime andmeruumidest, et kas see on linna kohustus, mõndades riikides me näeme, et jah, nähakse, et avaliku sektori siis tegutseja või esindaja on kõige neutraalsem sellist rolli kandma. Teisalt peab arvestama ka seda, et väga paljudes kontekstis ka Eesti linnades ei ole ju alati seda ressurssi või kompetentsi isegi olemas, et selliseid andmeruume hoida. Seega tekib küsimus, kas seda peaks kandma näiteks riigiasutus või riigi roll pakkuda sellist andmeruumi taristut, sellist reeglistikku. Või siis, mida me näeme juba Euroopa üleselt, on ka katsetusi selleks, et tegelikult erinevate liikmesriikide kombinatsioonina siis tekib eraldi üksus, kes seda juba Euroopa üleselt rahvusvaheliselt saaks koordineerida. Jah, ümmargune võib-olla vastus või selline, ütleme, hästi lai vastus, et on igasugu erinevaid variante, aga see lõpuks sõltub sellest, mis on selle andmeruumi kontekst just osaliste ja selle andmete ja eesmärgi suunal ja teisalt ka see, et milline on osapoolte hoiak ja maailmapilt sellest, milline see andmeruum tegelikult, milline andmeruum on usaldusväärne ja kuidas see peaks haldama. Ma saan aru, et nagu põhimõtteliselt ongi see andmeruum on selline justkui pigem nagu raamistik, kuidas asjadest mõelda, siis kas seal on nagu mingisugused ja seal on nagu väga palju siis vaba ruumi, eks ole, kuidas seda lahendatakse, kes vastutab, mis see kontekst on, mis üldse eesmärk on ja mis valdkonnaga tegemist on. Aga kas seal on nagu mingid kindlad
punktid, kus saab öelda näiteks, et nüüd on tegemist andmeruumiga või mis hetkel on nagu andmeruum ja mis hetkel on see midagi muud, kas siis andmepartnerlus või andmeplatvorm või? Jah, selles mõttes see on nagu ütlen siis nii-öelda lai mõiste, et seda on võimalik ühte ja teistpidi defineerida. Aga mõneti on ka see selline tavapärane näide sellest elevandist, keda pime mees kompab ja vaatab, et millises nurgas ma seda nii-öelda kirjeldama hakkan, on ju. Et ma ütleksin, et andmeruumi selline defineerivad jooned on ikkagi skaleeritavus, usaldusväärsus, see suveräänsus ja ka see, et kui palju on võimalik tegelikult siis nii ettevõtete või organisatsioonide üleselt koos talitleda ja andmeid jagada, kui ka tegelikult valdkonna üleselt. Ehk siis, kui me räägime nii-öelda väiksemast kaasusest, kus on võib-olla näiteks 3 ettevõtet kokku tulnud, et andmeid jagada, siis võib-olla seda ikkagi veel ei saa andmeruumiks nimetada. Isegi kui neil on oma taristu, oma kokkulepped, oma ärimudel selleks välja kujunenud. Aga sealjuures toonitan ka seda, et nii-öelda keegi ei tule ainult selle eesmärgiga, et nüüd on meil vaja andmeruumi arendada. Ilmselt need kontekstid tegelikult arenevadki välja orgaaniliselt nendest samadest kolmikutest organisatsioonidest, kes tulid oma kaasuse, oma eesmärgiga välja ja nüüd näevad, et tegelikult see asi toimib, siin on võimalik seda edasi arendada ka selliselt, et tegelikult tuua juurde teisi ettevõtteid ja pakkuda nendele samadele organisatsioonidele ja teistele seda raamistikku, et laialdasemalt andmeid jagada. Et jah, selles mõttes see on lai, aga sellised nagu märksõnad peaksid seal sees ikkagi olema defineeritud. Ma mainin ka selle ära, et ühest küljest on jällegi, miks ma nagu hoian seda vaatenurka, et seda andmeruumi ei saa väga üheselt defineerida lihtsalt selle tõttu, et see kontekst kõikides nendes erinevates valdkondades ongi väga erinev. Meil on andmeruum tervisevaldkonnas, energiavaldkonnas ja näiteks teadusvaldkonnas. Kõikidel on erinevad taristud, tehnoloogiliselt on see erinevalt arendatud ja kõikides mõnes mõttes võib öelda, et seal eksisteerivad andmeruumid. Nüüd on küsimus see, et kui me tahame tegelikult hakata nii-öelda toetama valdkonna ülest andmejagamist ja luua seda võimekust selles andmeruumis kui sellises andmeid jagada, siis mingisuguses kohas tuleb leida ühised standardid ja ühised nii-öelda see tehniline ka taristu, et kuidas seda andmevahetust siis toetada. Ühest küljest on see tehniline küsimus, loomulikult sinna tulevad kõik teised juriidiline, koostalitlusvõime, organisatsiooniline ja nii edasi, et ka tegelikult ettevõtete erinevad protsessid suudaksid omavahel koostööd teha. Aga jääme siis nagu tehnoloogilise poole peale. Et seal sellises kontekstis ongi nagu vaja leida ühised juhised, ühised standardid, et nendes kokku leppida ja selleks täna siis Euroopa Komisjon investeeribki, et toetada sellist ühiste juhiste väljatöötamist, mida teeb nii andmeruumide tugikeskus kui kõik valdkonna sellised kesksed andmeruumi algatused ja lisaks soosivad seda ka nii-öelda uued regulatiivsed initsiatiivid, nii andmemäärus, andmehaldusmäärus kui ka lõpuks loodud andmeinnovatsiooni nõukogu erinevad juhised. Et selles mõttes see on selline pikaajaline nüüd protsess, et tegelikult töötada välja uusi standardeid ja nii-öelda toetada seda, et erinevates valdkondades oleks võimalik lõpuks andmeid ka valdkonna üleselt, sektori üleselt jagada. Seda tehakse selleks, et kellelgi midagi sellest kasu oleks, on ju? Või on see pigem selline nagu fundamentaalteadus, et me avastame elektroni ja siis tekib 100 aasta jooksul sinna väga palju erinevaid asju, kaasa arvatud internet ja muud taoline. Et kummalt poolt see motivatsioon on, et kas see pigem on selline baasteadus, et me tekitame viljakat pinnast või pigem see on selline üksikute hästi lendama läinud ideede edasi propageerimine ja näitamine?
Teistpidi ma võiksin nii-öelda, kuidas ma seda ka enda jaoks tõlgendan, on see, et kas see on selline poliitiline suunitlus, et meil on vaja andmeruume arendada või see on päriselt äriline motivatsioon seal juures, et organisatsioonid ise tahavad seda nii-öelda kas osaleda või edasi arendada, on ju. Jah, et pikaajaliselt ilma ärilise motivatsioonita enamus asju ei käi edasi lihtsalt. Just. Ja selle tõttu ma arvan, et ongi liiga palju räägitakse andmeruumidest kui lahendusest, mida lihtsalt ongi vaja arendada. Ja vähe nii-öelda toonitatakse seda, et mis on nende erinevate osapoolte motivatsioon. Ja siin tuleb nii-öelda läbi mõelda ka seda, et mis on siis need motivatsioonid ja ajendid erinevatel tasandil. Ühest küljest ühe konkreetse ettevõtte motivatsioon andmeruumis osaleda, oma andmeprodukte välja pakkuda, teisi kasutada ja nii edasi. Kogu see andmepartnerluse ja andmekoostöö loogika, mida te juba ka arutasite. Teisalt on siis see kasutuslugude ja kiht, et okei, kui meil on mingisugune üks konkreetne eesmärk ühes konkreetses nii-öelda valdkonnas ja võib-olla ka geograafilises asukohas ja nüüd on nende erinevate osapoolte vahel andmeid jagades võimalik seda eesmärki saavutada. Ja lõpuks on siis see motivatsioon sellele ökosüsteemi või andmeruumi tasandil, et miks keegi peaks üldse seda nii-öelda andmeruumi üleval hoidma pikaajaliselt ja mis on see äri ka finantsloogika seal juures. Aga ma leian, et siin nii-öelda, et see ei ole ainult poliitiline suund, lihtsalt selle tõttu, et me näeme väga palju andmeruumide algatusi ka erasektori seas. Just erasektor on see, kes eriti hästi nii-öelda mõtleb selle peale, et mis on see nii-öelda tagasitoovi tulu sellest investeeringust siis on ju. Ühe näitena ma võin tuua näiteks Saksamaal põhiliselt Saksamaal siis areneva liikuvuse ja transpordi andmeruumiga nimega Catena X, kus põhilised organisatsioonid on näiteks Volkswagen, Volvo, Mercedes-Benz, seal on juures ka Fujitsu, Google, Microsoft, et sellist erinevaid osapooli on liikmeid selles samas nii-öelda assotsiatsioonis või ühingus, kes seda andmeruumi arendab, on ju tänaseks juba 180 või rohkem osapoolt. Ja seal on nii avaliku sektori kui eraettevõtteid, mida Catena nii-öelda esindajad välja toovad, et miks nad seda teevad, on see, et ühest küljest kontekst on see, et see on liikuvuse ja transpordi ja ka logistika andmeruum, kus siis autode tootmises on väga palju erinevaid osapooli, kes mingisuguseid osasid pakuvad, mingisuguses protsessis kaasa löövad ja selles tarneahelas on tohutult palju nii-öelda neid punkte, kus oleks optimeerimise kaudu võimalik võita. Kas kulude kokkuhoiu mõttes või tegelikult isegi uute innovatiivsete lahenduste väljatöötamiseks. Ehk siis see äriline motivatsioon on tegelikult see, et tuua need erinevad osapooled kokku, neid andmeid jagades, luua see uus võimekus. Ma leian, et selline kulude kokkuhoid ja uute lahenduste väljatöötamine on kaks põhilist sellist motivatsiooni enamus ettevõtete jaoks. Küll aga näiteks, kui me räägime jällegi avaliku sektori vaatest ja võib-olla ka näiteks mittetulundusühingute, miks mitte ka muidugi ettevõtete jaoks, on üheks suureks motivaatoriks ikkagi ka sellise laiema hüve, avaliku huvi või ühiskondliku huvi nii-öelda ühine panustamine selle arendamisse, sellepärast et tihtipeale ongi just see, et ükski ettevõte üksinda ei saa sellist suuremat hüve kuidagi saavutada, koostoimel on see võimalik ja jällegi läbi üksteiste nii-öelda andmete jagamise, teenuste, sellise kollektiivse ja üksteist täiendavate teenuste väljaarendamine annab tegelikult sellise ühiskondliku mõõtmenta, mis saab panustada ja selliste ühiskondlike eesmärkide täitmisesse. Et see teine pool on võib-olla selline pehmem, ütleme niimoodi, et seal ei ole võib-olla nii selgelt kohe selline äriline või finantsiline eesmärk võimalik defineerida,
alati on võimalik tegelikult need tagasi loomulikult numbritesse ka teisendada, aga jällegi sellisest ärilisest vaatest kulude kokkuhoid uute innovatiivsete lahenduste ja nende lõpuks müümine on kindlasti suureks motivaatoriks. Kas andmeruumis osalejateks kas sinna nii-öelda peab panustama, et selleks midagi sealt vastu saada andmetega või kuidas see toimib? Et kes need osapooled on? Et praegu jääb mulje, et seal on nagu suured korporatsioonid, kellel on palju andmeid, kes saavad palju andmeid anda. Samas alguses sa mainisid, et sa oled inimkesksete andmetega toimetanud, mis on see väga väike ühik, et kuidas need omavahel suhestuvad? Kindlasti ei taha jätta muljet, et andmeruumid on suurte ettevõtete pärusmaa. Neid võib-olla näiteid tõin just selle tõttu, et need on nimede poolest võib-olla tuntuvamad teistele, aga andmeruumide üheks jällegi defineerivaks jooneks ongi see nii-öelda suveräänsus või selline võimalus osaleda andmemajanduses lõpuks ka väiksematel ja keskmistel ettevõtetel. Nii et see reeglistik peab toetama seda, et tegelikult nendel väiksematel ettevõtetel ja organisatsioonidel on ka huvi ja lõpuks võimekus seal osaleda. Nüüd need osapoolte nii-öelda kirjeldamiseks on mõistlik mõelda kahte moodi. Ühest küljest jah, kes on need põhilised organisatsioonid ja nende tüübid kui sellised, kes andmeruumides osalevad. Ma arvaksin, et kõige ühendavaks jooneks on see, et organisatsioon, kes tegelikult on oma protsessid ära digitaliseerinud ja ära defineerinud selle, mis on nende sisemine andmestrateegia ja andmeproduktid, et seda üldse hakata tegelikult teistele pakkuma. Ilma selleta ei ole väga palju nii-öelda teha. Aga teisest poolest on see, et millist rolli kui sellist see konkreetne osapool siis selles andmeruumis hakkab mängima. Kas ta tahab olla ainult andmete kasutaja, otsida sellest laiemast andmeruumist andmeid, mida ise väärindada? Kas ta tahab andmeid pakkuda? Kas ta tahab olla andmete hoopis vahendaja ilma nende andmete kasutajaks, sest me näeme ka seda, et nii Euroopa kui rahvusvahelisel maastikul on väga palju uusi selliseid andmevahendusteenuseid juba loodud. Ka Euroopa Liit reguleerib nüüd tugevalt andmevahendusteenuseid, et seda usaldusväärsus jällegi suurendada nende suhtes. Et siin on see rolli defineerimise küsimus, et millist rolli kanda ja jällegi siin see üks konkreetne osapool, ettevõte näiteks, võiks kanda mitut rolli, pakkuda andmeid, võtta andmeid ja nii edasi. Et see on selline siis mõtteharjutus või selline plaan, mida üks ettevõte peab ise enda jaoks defineerima, kuidas ta tahab seal osaleda. Kui nagu Eesti kontekstis mõelda, siis see tegelikult eeldab ikkagi keskmiselt arenenumat ettevõtet vist, et kui peaks olema olemas juba andmestrateegia ja oskaks mõelda, et mis need andmeproduktid on, et seal peab olema keegi, kes on tehniliselt piisavalt pädev, et need asjad on läbi mõeldud ja ka see võimekus, eks ole, nagu sa ise mainisid, et selline võib-olla iga 10–20 töötajaga ettevõttel oleks võib-olla keeruline kuskil sellistes andmeruumi lahendustes siis osaleda pigem. Ma arvan, et seal on küsimus sellest, kas see 10–20 inimesega ettevõte on piisavalt nii-öelda küps selleks, et nende andmetega pärast midagi teha. Ehk siis, kui neid andmeid osatakse turvaliselt käidelda, nende pealt uut väärtust luua, siis ma ei näeks probleemi, miks neil ei oleks võimekust andmeruumides osaleda. Küll aga see nii-öelda mingisugune barjäär tuleb sellest ka ette, et ühe andmeruumi kvaliteet sõltub ka sellest, et kuidas neid andmeid lõpuks kasutatakse, sellepärast et andmeid on võimalik ka nii-öelda lekitada või neid halvasti ära kasutada, mis ei oleks kellegi huvides enam. Lõpuks see
lõpeks sellega, et andmeruum ei ole enam usaldusväärne ja sinna järgmised osapooled ei taha liituda ja olemasolevad lahkuvad näiteks. Et siis selle tõttu see nii-öelda andmeruumis osalemise tagamine või osalemine nõuab sellest, et on ka mingisugused kompetentsid endas olemas, et nendega liituda. Küll aga ma arvan, et siin on jällegi see ühest küljest innovatsiooni koht, et juba näeme palju ettevõtteid ja organisatsioone, kes püüavad seda nii-öelda teiste järgnevate ettevõtete jaoks lihtsamaks teha, pakkudes juba tarkvaralisi lahendusi, et nad ei peaks ise seda näiteks välja töötama. Või isegi on võimalik ehk teatud vahendusteenuste kaudu nii-öelda osaleda erinevates andmeruumides, ilma et ise peaks selleks väga palju nii-öelda sisemisi arendusi tegema. Et siin ma ei tahaks nagu jällegi jätta muljet selleks, et see peab olema väga tehnoloogiliselt küps, väga suur ettevõte, et üldse see võimekus tekiks, sest lõpuks ongi oluline see, et me rohkem andmeid saaksime ristkasutada, turvaliselt seda teha ja nende andmete kasutamise läbi uut väärtust luua. Okay. Ma küsin siia võib-olla lühikese küsimuse, et kas selle kasutuse poolest just on mingeid nagu eriti suuri success stories'id või ärilisi õnnestumisi nii-öelda andmeruumide pealt? Sa mõtled siis rohkem nagu, et kas me teame üheski andmeruumist, kus teatud osapooled on selle andmeruumi tõttu mingi tohutu sellise arenduse või eduloo saavutanud? Võib-olla isegi nagu Eesti kontekstis, et kas see targa linna andmeruum näiteks, et kas sellele on ettevõtetele või kohalikele omavalitsustele mingit kasu juba tulnud? Jah, siin on jällegi see arengufaasi küsimus, et täna me oleme selles faasis, kus, kui me ütleme nüüd Euroopa Komisjoni poolt rahastatud algatusi, siis need on sellises faasis, et alles toimuvad esimesed piloodid ja nii-öelda andmeruumi algatused, et üldse nii-öelda toetada seda andmeruumi arenemise loogikat. Teisalt ei pea mõtlema andmeruumide peale ainult komisjoni poolt rahastatud nii-öelda projekte, vaid ka teisi eraettevõtete ja teiste nii-öelda mehhanismide poolt toetatud algatusi. Ja seal me näeme seda, et tõesti on nii liikuvuse energiasektoris kui ka näiteks keskkonnakaitse kontekstis andmeruumi algatusi. Nüüd see edulugu on küsimus selles, et kuidas me defineerime selle, et mis on kellegi jaoks edulugu, on ju, et kui me juba täna näeme, et tegelikult on üsna suur kas ma siis ütlen barjäär või selline katsumus üldse andmeid hakata jagama, sellepärast et see hirm andmete lekitamises, andmete väärkasutamises, turvalisus kõiges muus on takistuseks selles, et me lihtsalt ei suuda andmeid välja jagada ja need andmed jäävad kas kasutamata või neid kasutatakse ainult piiratult, siis juba selle nii-öelda võimestamine, et tegelikult väikeste kaasuste kaudu seda toetada, on edulugu. Aga sealt edasi juba loomulikult toimub see, et kui seda selliselt skaleerunud või väga küpsel andmeruumi algatusel andmeruumis otsida, et siis võib-olla vaadata ikkagi nende suuremate ettevõtete ja suuremate andmeruumide suunal, et kui palju nad tegelikult lõpuks siis on kas kulusid kokku hoidnud oma tegevuste optimeerimisel või ka mingisuguste uute teenuste väljatöötamisel. Et täna ma ei oska sedasi konkreetselt seda numbrit öelda, sellepärast et ma arvan, et see esiteks on nii arenemisjärgus ja teiseks see võib-olla on isegi ettevõtete enda nii-öelda veel omalt poolt kas siis defineerimata või hoitakse seda piiratud sellises seltskonnas seda informatsiooni. Okei.
kui nüüd natukene selle ärilise poole pealt ja Eesti ettevõtete poole pealt läheneda, siis kas saan õigesti aru, et põhimõtteliselt, eks ole, ideaalis võiks nüüd ettevõttel olla siis need andmeproduktid, andmestrateegia. Kui ettevõte tahab nüüd ühineda mõne andmeruumiga, kas kuskil on info nende olemasolevate andmeruumide osas või kuidas üldse peaks lähenema või peaks mõtlema, et milliste teiste organisatsioonidega tahaks sel juhul koostööd teha ja proovida ise andmeruumi luua? Siin on nii-öelda erinevaid viise, et ühest küljest kindlasti on võimalik juba täna koguda inspiratsiooni, et milliseid andmeruumi üldse eksisteerib ja millised on need põhilised kaasused, et mida nende andmeruumide peal üldse arendatakse, millised on need erinevad probleemid või eesmärgid, mida püütakse saavutada ja nii edasi. Et selleks ma soovitan minnagi kas andmeruumide tugikeskuse lehele, kus saab kohe nii-öelda leida otselingi siis andmeruumide radarile. Seal peaks olema tänaseks kas äkki ligi 200 erinevat siis sissekannet selle kohta, et mis on need erinevad algatused andmeruumide suunal. Või siis guugeldada lihtsalt andmeruumide radarit, Data Spaces Radar inglise keeles. Et see on selliseks, ma arvan, kõige paremaks ressursiks just aru saamaks, mis on üldse täna olemas. Kindlasti see ei ole nii-öelda ennast ammendav, on ka teisi algatusi, mida seal ei ole. Aga kui nüüd mõelda selle peale, et kui ettevõte päriselt tahab hakata andmeid jagama, andmeid kasutama teiste osapoolte pealt, siis mina soovitaksin ikkagi kõigepealt mõelda läbi see eesmärk, miks seda teha. Sest see investeering, lihtsalt esialgne investeering eriti, et nii-öelda üldse aru saada, luua ka see tehniline ja ka selline nagu ma alati otsin eesti keeles sõna governance mõistele, sest see juhtimine või valitsemine või haldus ei ole kunagi täpselt selle tähendusega, mis inglise keeles võiks olla. Et igal juhul sellisest ekspertiisist ja kompetentsist lähtuvalt see investeering, mida teha, et üldse aru saada, kuidas andmeruume nii-öelda arendada, et see on liiga suur selleks, et siis pärast avastada, et sellest ei tulnud midagi, sest me ei olnud päriselt oma eesmärki ära defineerinud, aru saanud sellest, et see ei ole nii-öelda winner takes it all loogika, kus ma lähen ja kasutan andmeid ja saan hästi suureks ja rikkaks oma ettevõttega, vaid pigem aru saada sellest, et mida mul on teistele pakkuda, mida ma vajan jällegi teistelt osapooltelt, et kas oma andmeid rikastada, uut lahendust pakkuda. Võib-olla see nii-öelda väärtust pakkumine ongi see, et ma ei paku nii väga andmeid, vaid seda nii-öelda analüütikat või mudeleid nende andmete peale. Ja kui aru saada nüüd see, et kes on minu põhilised koostööpartnerid, mis on see eesmärk, mida ma tahan saavutada, mida ma vajan selleks, et seda teha ja kõike muud, siis andmeruum või andmeökosüsteem võib laiemalt olla see õige lahendus, et seda nii-öelda realiseerima hakata. Ja selle tõttu nii-öelda kõik need erinevad algatused ja projektid püüavad lõpuks seda nagu lihtsamaks teha nende ettevõtete jaoks. Et on olemas juba rida erinevaid standardeid, rida erinevaid juhiseid, ka isegi lepingute põhjasid, mida saab kasutada ja nii edasi. Et see lihtsalt oleks kiirem ja efektiivsem ja lõpuks ka nii-öelda standardiseeritum. Et kui Kristo, sa mainisid, et ühest küljest on andmeruumid väga nagu lai, ka selle kirjelduse tõttu loomulikult, mis ma ise pakkusin, siis teisalt on vaja lõpuks leppida kokku nendes ühistes joontes, mis andmeruume nii-öelda seovad, et jällegi see koostalitlusvõime, see usaldusväärsus säiliks ja loomulikult kasvaks. Et jah, ma soovitan nii uurida jällegi tugikeskuse materjale, seal on iga 6 kuu tagant uuenev juhis andmeruumide loomiseks, sellest arusaamiseks, soovitused ka erinevate standardite ja komponentide rakendamiseks ja kui siis on konkreetne ettevõte või organisatsioon tegev põhiliselt ühes valdkonnas, siis tegelikult uurida seda konkreetsemat valdkonda ka täpsemalt,
et jah, neid tõesti on nagu täna juba väga palju. Mida ma võib-olla juurde mainin, on ka lihtsalt see, et soovitaksin ikkagi panustada natukene uurimaks sellist juriidilist maastikku ka, et see on täna nüüd väga kiirelt muutumas Euroopa tasandil, et just Euroopa andmestrateegia lisaks siis erinevate poliitilistele suundadele, investeeringutele tõi esile ka selle, et on vaja nii-öelda kohendada, muuta, parendada sellist regulatiivset keskkonda ja selle tõttu on viimastel aastatel välja tulnud palju uusi määruseid Euroopa Liidu üleselt. Nüüd kõik erinevad liikmesriigid püüavad neid siis rakendama hakata. Sealt on alati mingisugune selline varieeruvus, et kuidas seda päriselt siis liikmesriigis rakendatakse. Aga andmemäärus, andmehaldusmäärus on need põhilised regulatsioonid, mida siis nii-öelda andmeruumide kontekstis peaks tegelikult jälgima, sellepärast et jällegi see ühest küljest toetab usaldusväärset andmejagamist, teisest küljest ta tekitab uusi võimalusi andmetele üldse ligi pääseda, sellepärast et teatud suured ettevõtted nüüd peavad näiteks andmeid üldse kättesaadavaks tegema. Ja sealt loomulikult tuleb ka rida kohustusi teatud ettevõtetele juurde. Aga lisaks sellistele laiapindsele valdkonna ülestele andmeregulatsioonidele on juures ka valdkonnapõhised andmeruumi regulatsioonid. Täna ma tean põhiliselt terviseandmeruumi regulatsiooni, mis on väga selgelt defineerinud seda, kuidas Euroopa üleselt üldse terviseandmeid saaks jagada. Ja teisalt on väljatöötamisel siis finantsandmeruumi regulatsioon, toetamaks jällegi mitte ainult open bankingut, vaid inglise keeles siis open finance kontseptsiooni kui sellist. Et jällegi olenevalt valdkonnast siis vaadata natukene ka sellist regulatiivset maastikku, mis seal toimub ja kuidas, milliseid võimalusi saavad ja teisalt milliseid loomulikult ka kohustusi see teatud ettevõtetele sätestab. Väga põnev. Kui kellel tekib lähem huvi siis nagu praktilise poole pealt või sa ütlesid, et teatud arengutasemel andmeteadlikkuse ja andmehalduse osas peaks ettevõte olema, et millised rollid ettevõttes sinu kogemuse järgi andmeruumide suhtes huvi tunnevad või peaks tundma, et mis taseme rollist alates, kas me räägime nii-öelda IT-juhist, me räägime andmetiimi juhist, me räägime tegevjuhist või mis tasemel see kõige adekvaatsem suhtlus oleks sellel teemal? Hea küsimus ja see on selles mõttes ka natukene väljakutset pakkuv küsimus selle tõttu, et liigagi tihti erinevad sellised andmetega seonduvad arendused, uued kontseptsioonid, uued algatused, neid kiputakse nii-öelda lahterdama tehnoloogiliseks. Ja siis kas ta läheb IT-osakonda või kuhugi küberturbe või andmetiimi või kuhu iganes, kus öeldakse, et vaadake, mis seal toimub ja nii-öelda arendage välja. Jah, kindlasti on see kompetents oluline, et sellest aru saada ja lõpuks tõesti, et mis see tehnoloogiline komponent seal juures on, et kuidas andmeid üldse hallatakse, kuidas neid oleks võimalik kasutada, kuidas andmeruumidega ühendada ja nii edasi. Aga just tulles tagasi selle juurde, et lõpuks see peab olema kooskõlas ettevõtte või organisatsiooni enda eesmärgi ja nii-öelda arengusuundadega, siis mina näen, et tegelikult andmeruumidest osa saamiseks, nii-öelda selle väärtuse realiseerimiseks, see peaks olema kindlasti nii-öelda kõrgemate tasandite otsustajate töölaual need teemad ja võib-olla siis kas äriarenduse nii-öelda positsiooniga inimese töölaual või kuidagi jah, et kes tegelikult tegeleb sellega, et mis on need põhilised suunad selle organisatsiooni jaoks, kus ta on tegev, kuidas ta soovab seda nii-öelda ka neid võib-olla kaasnevaid tegevusi paremini sünergiasse integreerida
ja, ja jah, seda väärtust lihtsalt realiseerida ja siis tuleb tehnoloogia ja kõik muu tuleb sinna ilusasti juurde, kui see eesmärk on selge. Jah, lihtsalt seda tihtipeale juhtub, et arendatakse välja tehniline lahendus ilusate kas dashboardide või millegi muuga ja siis hakatakse järgi otsima seda business case'i või ärilahendust, et kus seda nüüd siis päriselt rakendama hakata. ja jah, see on, kindlasti on see nii-öelda selline muna ja kana või selline edasi-tagasi arendus ka, et sul ongi väga keeruline nii-öelda otsustada, mis see lõpuks siis kasulik nii-öelda edasine samm on või millises suunas me peaksime äri kontekstis edasi minema, kui me ei tea, mis see tehniliselt nii-öelda, mis tehniliselt on võimalik. Aga see ei peaks olema kindlasti see, et me ehitame asja valmis ja siis hakkame otsima, vaid see peaks selline järguline diskussioon olema. Sellepärast me ei teadnudki midagi, kuna meil ei ole vaja teada veel. Jah, praegu ootame vaikselt, et. Jep, aga mis kanaleid pidi see info liigub või kas sina oled Eestis see põhiline andmeruumide populariseerija või kuidas see nii-öelda kohalikul tasandil käib? Kas on mingeid üritusi selle jaoks, käid sa mingitel konverentsidel esinemas sellel teemal, tutvustamas, kuidas see toimib? Ma ei tahaks kindlasti enda peale nii-öelda võtta seda au ja kohustust loomulikult ja ka vastutust nii-öelda andmeruumide teemal ainult nii-öelda ise rääkida, et kindlasti on siin väga palju erinevaid inimesi ka Eestis, kes nende teemadega juba tegelevad. Eesti kontekstis loomulikult tuleb välja tuua ka seda, et avaliku sektori kontekstis andmevahetus toimub päris hästi juba. Euroopa ja maailma kontekstis me oleme ju esirinnas ja vaadatakse nii-öelda alt üles sellele. Ehk siis XD taustal on ka võimalik rääkida andmeökosüsteemist kui sellisest. Lihtsalt küsimus on see, et kui palju see loogika on ülekantav või integreeritav ka erasektorisse ja mis on üldse see tänane seis siis erasektoris andmepõhistes algatustes, andmejagamises, nii-öelda majanduses üleüldse osaleda. Et jah, siin on see nii-öelda kontekst, et millises keskkonnas me üldse nii-öelda toimetame Eestis. Aga selle nii-öelda, et kus saada informatsiooni ja kus edasi arutada neid teemasid, siis ma arvan, et Eesti on piisavalt väike selleks, et leida need õiged inimesed üles juba, kui sa nii-öelda tead kedagi, kes mõtleb andmemajanduse, digitaalse majanduse, digitaliseerimise teemal, et lõpuks need teemad on kõik omavahel seotud ja me lihtsalt Eesti kogukonnana oleme nii väiksed, et lõpuks me leiame need inimesed ilusasti üles. Riigi suunal toimuvad kindlasti ka nii-öelda ministeeriumi poolt programmid ja algatused andmeruumide või andmeökosüsteemide arendusi sedasi uurida ja toetada just MKM-i suunal. Ühendaksin inimesi nii-öelda nendega ühendust võtma või nende nii-öelda informatsiooni uurima. Samamoodi just andmetarkuse võrgustik, kus Lauri sinuga tutvusime. Püüame seda teemat nii-öelda katta järgnevatel webinaridel, järgmistel võrgustiku kohtumistel, et see nii-öelda teadmus jõuaks. Ja samamoodi just kõik sellised tegelikult rahvusvahelised webinarid, üritused andmeruumide suunal annavad selle võimaluse sellest nii-öelda teadmusest osa saada, et mis on need praktilised kogemused juba teistel algatustel andmeruumide arendamisel ja siis tõlkida nii-öelda tagasi see Eesti konteksti ja jällegi mõelda seda läbi, et kas me siis nii-öelda toimetame ainult Eesti kontekstis või tegelikult tahame seda nii-öelda rahvusvahelist tasandit juurde tuua, et aru saada, et kuidas üldse see tegelikult võimalik oleks, sellepärast et
see teema muidugi kasvab kogu aeg, aga et Eesti kontekst jällegi on eriline selle tõttu, et meil on keskne identiteet, et üldse aru saada, et kes on need inimesed, kelle kohta on andmeid, millised on need ettevõtted, kõike muud. Laias maailmas on need süsteemid väga erinevad, et kuidas üldse identiteeti hallatakse, mis on need credentialsid kui sellised, mille kaudu oma süsteeme üles ehitatakse ja nii edasi, et siis peab juba hakkama mõtlema ka kuidas nende erinevate kontekstidega Eesti süsteeme kokku sobitada. Aitäh! Minu mõttemaailm ja mõttemudel sellest täienes küll, et üks asi on see, et ettevõtte sees saab andmete kasutus areneda mitmendal tasemetel, sellest me oleme varasemalt ka rääkinud, aga andmeruumid on siis ettevõtete ja organisatsioonide ja avaliku sektori vaheline andmete vahetamise ja kasutamise üks arenguetappe. Et esimene on see, et sa lihtsalt raporteerid, mida sa pead raporteerima. Minu peas siis teine on see, et sa lood andmepartnerluse kellegi teisega, mis on üks-ühele suhe. Võib-olla siis on ka mitmele suhe, mis ei ole reguleeritud, vaid ongi puhtalt lepingute põhine. Ja siis suurem pilt, kus need erinevad osapooled saavad tulla ja minna ja panustada ja kasutada, seda me siis nimetame andmeruumiks. Võiks niimoodi küll kokku võtta. Ja ma tooksin võib-olla lihtsalt juurde selle, et mulle tundub, et ikkagi hästi oluline on selline mõtteviisi nihe, et aru saada sellest, et me toimetame nagu alati üksteisega suhtes. Nii nagu inimesed on üksteisega suhtes, sina mõjutad mind, mina mõjutan sind ja kõike muud, siis samamoodi on organisatsioonid omavahelises suhtes ja nüüd on küsimus selles, et kas me leiame neid üksteist täiendavaid koostöömudeleid ja tegelikult ka selliseid kollektiivseid või üksteist täiendavaid ärimudeleid, et selle ärimudeli nii-öelda realiseerimine oleks võimalik ainult siis, kui me koostööd teeme. Ja siis tekib juba motivatsioon seda koostööd hoida, need otsida reaalseid nii-öelda kaasuseid, kas see nii-öelda koostöö põhineb andmete jagamisel, andmete kasutamisel, kas see baseerub tegelikult mingisugusel moel toel, et just selline nagu arusaamine selles, et mis on minu roll mingisuguse näiteks kasutusloo realiseerimisel ja mida ma vajan teistelt. Ja selle nii-öelda kultuuri loomine ka selleks, et me üldse nagu hakkaksime asjadest niimoodi mõtestama, on, ma arvan, on sellised nii-öelda arutelud head ja loodetavasti me saame seda ka tulevikus palju rohkem teha nagu laiapindsemalt ja erinevate ettevõtetega koostöös. Kõlab väga hästi. See visioon on ilus ja minu arust oleks väga tore, kui andmed liiguksid ja täiustaksid teineteist erinevate organisatsioonide vahel. Just. Tõmbame tänaseks otsad kokku. Suur aitäh, Sille. Väga huvitav oli kuulata sind rääkimas ja kogu sellest teemast. Aitäh, et said meiega liituda. Aitäh, et kutsusite ja üks lisategur sellistele vestlustele on ka see, et andmeruumid täna on siiski olnud minu jaoks ka selline rahvusvaheline tööpõld, et neid teemasid läbi mõelda just eesti keeles ja nii-öelda Eesti kontekstis on üks suur väärtus, mida tuleb aina rohkem teha, et see muutuks ka loomulikumaks. Väga tore. Aitäh teile. Suur aitäh. Järgmise korrani. Järgmise korrani. Ciao. Andmed.